No täna on, ütleme, suht perse, lähme võrku võtma, aga tuul keeras nüüd, ütleme niimoodi, et on 18 meetrit on tuuleiilid ja 10 meetrit on stabiil. Ütleme, et nüüd tuleb hakata mõistus kasutama siit, nagu te näete, on vaja saarte vahelt hakata hiilima, sellepärast et päris otse me sinna sõita ja see ei ole võimalik, see laine on nii kõrge, et kuigi meil on laev on suur, ütleme nii, on ju, et me peaks ilusti hakkama saama, isegi kui me otse tormi lähme. Aga me ikkagi võtame selle, et laveerime kuskilt vahelt. Et vaatame siis, kuidas meie seiklus välja hakkab kujunema sellel tormisel merel. Oot, nõnna on lood. Teil on muidugi seal sofa peal jaares. Sügate kotte ja vaatate, kuidas Taani kaluri ja Lepaus peavad siin jeblama minema oma võrkusid võtma siin 18 meetrit sekundist. Aga no mis sa teed? Süüa tahad. Siis mine jebla, ütleme nii. Lepaus, sa oled jälle unustanud vee välja viskamata. Nüüd peab vana kapten see ei ole üldse kapteni kohustus vett välja visata. Kapteni kohustus on ainult navigeerimissüsteemid ja vaadata, et me tormis ellu jääme. Too. Mitte siin vett välja aerutada. Vanasti oli meil selles uues laevas, millega ma olin, kõige viimati sõitsin, siis seal raisk olid siuksed pumbad, et see pump ei hakanud tööle isegi, kui nii vähe vett oli juures. Ütleme, seal oli, pumbad olid mitmes sektsioonis ja mitme koha peal niimoodi, et kui kuradi tormiga lõi selle laeva kõik vett täis, siis võttis aega seal võib-olla ainult mingi 1 minut, et sealt see vesi välja visata, mitte visata, sealt lihtsalt reaalselt lendas see välja. Ja kui seal oli kolmene tursk, ma ei mäleta, kolmene tursk oli vist kuskil 3 kilo äkki või midagi sellist. Oota, 5. tursk oli kuni kilo, 4. vist oli kuni 2 kilo ja siis midagi sellist. Ja 3. tursk oli vist 3 või 3,5 kilo. Siis kui see tursk oli seal või mingi kala või midagi oli seal, siis see lendas kuradi sealt nagu rakett välja restid. Aga ma olen ka oma seiklustest mis rääkinud, et seal meil ka saarlasega juhtus see, et uus tehnoloogia ja ükskord tõmbas siuke suur laine tuli, et tõmbas meil laeva niimoodi vett täis ja kõik need kuradi pumbad hakkasid ühel ajal tööle. Need kärsatasid generaatorid kokku ja oligi perse, uppusime reaalselt uppusime lihtsalt, sest generaatorid nad ei olnud välja arvestanud sellega, et kui kõik pumbad lähevad täismahuga tööle, siis lihtsalt on see teema, et generaatorid ei jõua töös hoida ja oligi perse. Vaat nii lood, aga ära me tulime sealt kuidagi, nii et kui te täna mu filmi ikkagi näete, siis me ära tulime sealt. Ära tulime. Aga tuul on jah jube. Vesi on madal, tuul on jube. Ütleme nii, et teema siin on. Mis asja? Kurat, laev ei lähe käima neist. Aga pole hullu. Ütleme nii, et teine paat on valmis, pärast ma teen sellest ka filmi, teine paat on valmis, siis selle pära kädekätt ja nüüd kui see tormilaine siin üle läheb, siis hakkavad meie seiklused juba teisest laevast ja
teisest kohast, ei püüa enam siin. Sellega on lõpp. Sellega on lõpp, ütleme nii. Ja kui ühelt maalt hakkab tulema laike ja värke-särke, siis ma võin minna kalalaevaga kaasa. Mõni kapten võtab mu kaasa, siis te näeksite tõelist elu, mis kalalaevade peal tehakse. Milline töö sinna sinna niimoodi turist kaasa ei saa ükstapuha, mis kui palju sa maksad, sinna ei võeta kaasa, sest see on nii, esiteks on see nii ohtlik ja kapten ei saa võtta, sellepärast kui suga midagi juhtub, siis kapten saab räige trahvi. Mis trahvi, seal on, võetakse tal kapteni load ära, ta ei või sind kaasa võtta, aga mul on see eelis, et ma võin kaasa minna nagu oleks tööl seal. Ma saan nagu aidata neid igat pidi, sellepärast mul on töö selge ja kõik värgid-särgid, siis ma olen mõne kapteni käest küsinud, et kui ma tahan kaasa tulla niimoodi, et filmida ja värki-särki kõike seal langustiinitraali ja võrgulaeva ja värgiga, siis nad on öelnud mulle, et ei ole probleemi, Ralf, sinu me võtame kaasa. Aga see on jälle mul aeg ja vaev ja kõik kui mul sinna kaasa vaja minna on, aga kui tuleb laike ja näha on, et viitsitakse, tuleb laike ja ma pean hakkama siin tegutsema juba, sellepärast, et siin osa peal on okei, siit saame minna. Siit saab minna. Et jah, mul on siuke võimalus minna merikeelt püüdma ja langustiini traaliga ja aga me jätkame juba sealt. Saime läbi, aga ma arvan, et nagu te näete, need postid on kõik tuule pärast maas, seal on 18 meetrit sekundis, ütleme nii. Ma ei tea, mis seal ees ootab meid, aga me siit saame natukene laveerida, ütleme nii. Peaks olema okei. No kui te video näete, siis jah, siis oli okei, ütleme nii. Ja kui tuleb video alla 500 kommentaari, et jah, me tahame näha, kuidas sa merele lähed, siis ma lähen teiste laevadega merele. Ja filmin seal seda tööd ja värki, siis te näete, mis nagu Discovery Channel, ütleme nii. Aga kui tuleb 500 kommentaari, siis see on raisk hakkab peale viisi. Vetsi peame vaikselt, aga no ega me saame nagu nii lainet. Laine läheb ainult suuremaks. Keset merd ja ookeani. Hoia kiinni, poiss. Nii. Vaikselt siin minema. No siin meil on, ega meil ei ole midagi teha. Siit tuleb vaikselt üle saada. Siis me saame saare varju tagant minna. Märjaks me saame. Või tule istu. Ära praegu püsti tõusa, seepärast lained on suured. Kohe saame ära keerata. Natukene veel. Praegu 18 küll tuulehiili ei ole. Nii et peame kiiresti sebima vergu üles, praegu on kuskil 10. Kui ta 8 veel juurde lükkab, siis meil läheb juba keeruliseks siin. Aga no meil on päästevestid olemas ja
tuul viib meid sinna ära. No nüüd saame ära juba. Saame laine pealt minna. Väike ots veel. Ja nüüd tuleb, jess, sai kui ikka, oi pläät, kui hästi. Jep, võitsime lahingu suures tormis. Vanasti käis kõredi laevast, käis lainele üle lihtsalt. Mastid olid kogu aeg vee all, vaatasid, kas lähed laevaga ringi peale või lähe. Oli kordi, kus vasakule ei julgenud üldse vaadata, sellepärast sealt tuli nagu 9-kordne maja tuli selga kohe. Aga see ei ole nüüd, meie katsumus ei ole veel läbi, sellepärast et vett on väga vähe vett. Me võime siia kuskil, siin ääres, mitte ääres, vaid siin keskel on üks saar. Me võime sinna täitsa kinni jääda. Aga meie võrk ongi siin ees, jah. Mis see teeb? Vool jookseb välja. Okei, vool jookseb välja. Siis me peame sepitsema kuidagi ennast siit. Nüüd hakkab madalik. Siin need linnapoisid oma mootoreid küljest ära sõidavad. Kus meie boi on? Näed, muist väär. Vaata, kus boi on. Vaata nüüd aita kaptenit. Pista pea aknast välja ja vaata. Sa poleks nagu merel varem käinudki tööl. Sa pead kaptenile näitama. Käsi peab olema niimoodi, et kapten teab, kuhu minna. Kuidas hoida ja siis järjest võtad kätt vähem näitad talle. Tegelikult on latt selle jaoks kuhu. Näe, kus kohas on? Seal on jah. Vett on vähe raisk. Vett on vähe. Pole midagi. Ei takista püksid, ei takista särk. Kui kokku tahab saada üks lõppkarvane värk. Kui tõuseb maru algab, ei hirmuta see teest. Jalga oma kalli moori, et hoidma tunnen ennast kodusena, kui see tuul, vesi. See on lihtsalt fantastiline. See on mu elu olnud 15 aastat ainult tormis. Põhjas on võib-olla ainult 1 nädal on võib-olla aasta peale, kus ei ole tormis. Ülejäänud aja oled spagaadi seisundis. Laua ääres ja teed tööd. Proovi saama nüüd kätte saada, ma vaatan, kas me läheme siit, võtame siit otsa või alumise ülemise otsa. Ülemise hakkamisele, et me päris meil läheb väga, võtame siit otsas. Vool on hästi tugev. Praegu vool jookseb vist 1,5 on voolu. Ja siis on kuradi tuul on veel selline, et jää puurais. Vaatame, eks see lained on siin üles viskanud, kuradi, siin on ainult vool, siin pole vett, täitsa pers. Oota, ära mine võrku, oota, ma võtan selle. Vett ei ole, vett ei ole absoluutselt. Vaadake, miks see selle viskas peale, Ma proovin vaikselt minna, sellepärast siin on liivane põhi. No vaadake, liiv on üleval kõik. Ma proovin ikkagi vaikselt sisse ära minna. Vaikselt sisse ära minna, kui ma saan vooluga võideldes siin. Siis ma tõstan kohe, nii kui lepaussil on see käes, boi käes. Sa võta kohe poiss kinni.
siis ma lükkan mootori üles ära, seepärast et siin on ainult praegu saad või? Hoid lihtsalt kinni. Pole mitte sittagi, näete, põhi paistabki. Natukene sitasti läheb meil sellepärast, et me hakkame vooluga, vool hakkab ära kandma. Ja see ei ole üldse hea. See ei ole üldse hea. Oi, blöd, suur lõhe, kahv! Meil ei ole kahv. Ja. Jäi kinni. Jeg vil gerne prøve at stage samtidig jo. Prøv lige at binde i. Jäi kinni siia. Tõmbame välja. See on hästi madal. Motor, den duer ikke, eller? Jo, motor, den duer godt nok. Bortset fra, at der er fuld gas på. Jeg skal ud have lavet, den sidder fast i gassen. Fast i gassen? Ja, første gang jeg var ude at sejle med den, så gjorde den det. Men du tror, du skal trække sådan lidt, jeg ved ikke. Nu må vi prøve. Jeg tror, det er jo lidt mere derovre, jo bedre. Nu skal du op på baren, uden at gå ind i sivet selv. Väga madal on. Ei kinni. Võta nüüd ööris kinni muist ja tõmba sisse. Det har ikke nogen sild. Jeg har været Berdøj sin med Ekoløj eller var igennem i kanalen. Den var absolut lige. Ja. Men måske den har kommet. Jo, de fanger, altså ikke ude ved Høj, i Hilshals og Hansholm, de fanger. Okay. Vi har garn ude, vi har været garn ude i Due, vi fanger dueskåber. Okay, det kan være, det er jeg, der har nogle røde blad ude, ikke? Ja. Han derovre, han står lige mellem. Jeg har det der er længst væk. Okay. Men jeg har også fanget en laks. Har du det? Ja. Okay. Hvis du endelig ikke siger til ham derovre, så vil han fiske, hvor jeg fisker. Okay. Okay, det er fint. Tal oli lõhe sees. Kuulsid, jah? Kuulsin, jah. Ta sai suure lõhe. Vot nii. Tõmbasime välja, ta jäi kinni. Tõmbasime välja, tal oli lõhe, ta sai lõhe suure. Nii et ta hakkab looma. Sa näed nende võrku kuskil või? Kelle? No nad ütlesid, et nad olid pannud siia 4 paari võrki sisse, kus kohad? Siin on üks rida, näed, läheb siit. Siit tema saigi lõhe, ütleme niimoodi. Aga no temaga sa arvestada ei saa, see lõhe võis olla ju meie võrgust. Ta sõidab ju läbi, vaata, ta näeb ju. Siin on nii madal, siin on ju praegu see on ju siuke vend, kes käib teiste võrki läbi.
aga ta ütles, et teised olid veel pannud, aga ma ei näe, kus kohas nüüd on. Siin pidi 4 paari võrke olema. Mina küll praegu kinni ei võta. Üks seisab siin, jah. Aga no vahet ei ole, vaatame, mis meil on. Ilm on ilus, äkki annab midagi. Midagi, mida ära süüa õhtul. Kõik on hästi, mul on tervist, mida vaja. Ja siis tuiskame kohe edasi Lestale. Lesta püüdma. Ja homme on terve päev otsa meil treeningupäev. Ei näe muffigi. See on veel minna. Näed, vaata, meie liin on üleval. Vesi on ju nii madal, näed, ülemine liin on üleval. Ta näeb ju, kui lõhe sees on, ta võtab välja selle. Võrki on näha kohe. Võrk on ju näha kõik. Näed, vaata, seal upub võrk. Võrk on ju kõik näha. No, vaatame siis, mis meil täna pakutakse menüüs. Kui pakutakse. Selle vennal oli lõhe võrgus, noh. Võib-olla on meil ka midagi, loodame vähemalt. Praegu valitseb küll täis tühjus, ütleme niimoodi. Aga noh, tuleb jehhet tõmmata siit. See paat tuleb treileri peale ära panna ja sellega saab hakata siis jõgede ja järvede peal käima. Teine paat sisse lasta, see on ju valmis. See on valmis. Sellepärast ma ei olegi seda otsa, seda kangi sealt küljest ära võtnud. Kuule, siin mullitab midagi, Triin. Midagi mullitab siin. Suur lõhe! Mine pekki, kahv! Elus ka veel. Oota! Jees! Mine pekki, kui suur! Saime lõpuks kätte. Oi, pläät raisk! Jee! Oi, plaad! Mine pekki! Tuli ära lõpuks see meie lõhekene. Et tasuseks pandlana. Oi, plaad, see on elus ka veel. Kui ta on elus, ma ei tea. Ilus kala on. See on meriforell. Ei, see on forell. Oi, pläät, ta on elus. Meil ei ole kahve ja võrk on nii väikesed või see võrk on ju ta siit välja ei kuku mul. Siin on teine veel olnud.
näed, teine veel on olnud. Tule proovi sellest, näed, siin on ka sees olnud. Hoiad, sa proovi siit kinni võtta, ma võtan kiiresti selle välja siit. Näed, keegi on juba nokkimas käinud. See on forell. Forelli poiss, pole häda midagi. Siin on teine veel olnud. Teine on suuska lasknud. Saad kinni hoida? Jõuad. Anna siia. No siin on, näed, üks on välja läinud. Saba jälg on sees. Jube raisk. Oi, pläd. Oi, pläd, mis meid ees ootab. Praegu viskad kankru põhja ja laseks neil olla, aga ei või, raisk. Ei saa, sest homme peab olema, sest homme tullakse siia traalima. Lõhe tulevad siia traalima. Siis nad on parves ujunud, sest üks oli veel, üks on välja ujunud. Ei me ette tea, mis elu meil tuua võib. Laine laksades rannale lööb, tihti juhtub ka nii, meri pidu peab siin. Väga masendav on niimoodi võrku võtta. Väga masendav. Midagi tuleb veel. Kuradi kala see selline. Eeringas vist või? Siis on eeringas siia ka jõudnud. On see eeringas? See haiseb nagu kurk. See on mingi kahtlane kalareis. Selle kala meie ei tegele siukse kalaga. Seda ei söö isegi kass reis. Oi, pläd. Vastu lainet, et see on üldfüüsiline. Jumal tänatud, ma teha trennisi käin. Muidu ma oleks võinud helistada kalakaitsesse ka ja öelda, et minu võrgud jäävad sisse sellepärast, et tuul keeras ja tormiks läheb. Nagu te näete, siin on ju, tuul on praegu siukse kandi pealt, et siin samasel on ju kuskil 200 meetrit on juba maa. Aga vaadake, ja vett on ainult kuradi 40 senti, mingi laine on üleval. Kahju, et forelli, eks oleks võinud lõhe olla. Nüüd tuleb. Seda küll vaja ei ole. Ei tea isegi, mis asi see on. See on üleliigne, see on nagu Eesti valitsus, see on üleliigne lihtsalt. Eesti valitsus hakkab jälle koalitsiooni tegema, nii et see on üks kõige populaarsemaid sõna, mida osatakse seal Eestis, see on koalitsioon, see on nii hea sõna. See on nagu üks mingi tüüp on, mingi Rosimando, see on siuke hästi kihvt nimi on. Mulle nii meeldib see nimi, kui ma seda uudistes kuulen, Rosimandus on keegi seal mingi tüüp, ma ei tea, mis vend ta siuke on, mis ta teeb, aga jõle palju ta mingi tähtsa koha peal ta peab olema, seepärast jõle palju räägitakse. See nimi on päris pull. Ja siis üks on mingi Juko. Juko, siis Gröönimaal oli need Jukod olid ja gröönimaalastel olid siuksed Juko nimed. Pole midagi, ütleme. Näe, üks on välja läinud. Üks on välja läinud.
kahju. Aga mis seal ikka? Mis? Jopa selles kinni. Anna. Seljalihased saavad kõvad tööd. Kui siin voolus voolaine tõmbad siin. Tõmbaga jürkad Maaril Laari punane varsti hakkab munele. Maaril Laari punane varsti hakkab munele. Vot nii on lood jah, nii et kui tahate, et ma lähen kalalaevaga kaasa, siis peab tulema 500 kommentaari. Siis ma raiskan oma aega sellele, et ma lähen sinna orjusesse ja filmin seda pulli kõik. See on siga suur töö. Ja selle ajal siis, kui ma seal olen, ma ei saa ühtegi senti selle eest. Võib-olla peab panema selle kala Taani kaluri gruppi üldse, siis peaks kõik 10 euri maksma. Et näha seda. Siis ma saan oma nädala raha tagasi sealt, mis ma pean olema. Muidu on niimoodi, et tee ilma rahata seda. Aga no ütleme, kui tuleb 500 kommentaari, siis ma lähen. Esimeseks valin kohe selle merikeele laeva. Püüavad praegu merikeelt. Ja siis langustiinikraadile. Jooma juures. Meie seiklus ei ole veel läbi, ütleme niimoodi, sellepärast, et tagasi on vaja ka minna. Ja minu arust, nii kui nad lubasid, peale lõunat tuleb 18 meetrit sekundis ja kui te tähele panite, kui me siia tulime, siis küll siukest lainet siin ei olnud. Niimoodi, et seal saare vahel tuleb meil võitlema hakata. Au. Pikk on ta küll, aga selle saame ise ära või? On ikka paksust ka, ütleme niimoodi. Natuke on korralik, ütleme nii. Mis ta nüüd siit korralik on, aga oleks võinud olla vähe. Aga no lõhe oleks tahtnud saada. Nii. Kus me oleme? Nüüd hakkab suur seiklus. Käivitame mootorid. V8 läks tööle nii paugupill, ütleme nii. Isegi kuradi Janarile ei lähe ramm nii hästi tööle kui see V8. Tal on ka vist V8 peal või V6, ma ei tea. Nii, nüüd saate tulla kaasa. Siin nüüd on juba, me oleme tulnud kuskil. Ja siin on vett, nagu näha, siin on vett. Väga hea. Siin saame ilusti hakkama, aga järgmise nurga taga, seal on juba perse võib-olla. Madalikul ei sõida. Madalikul ei sõida. Keset verd ja ookeaan.
see siin on ju fjordis, püüame praegu. Järgmine nädal oleme juba Kädekätis. Kohe me läheme edasi kalamajja, siis ma näitan teile, paat on seal valmis juba. Selle viime sinna ära. See ongi kõige hullem, et see on kõige hullem, et me ei saa kiiresti lasta. No oled valmis või? Siin hakkame nüüd natuke kõikumist saama. Võta ennast kokku, naine. Kui tahad kaluri naine olla, siis arvesta, et torm käib söögi alla ja söögi peale. Oota, kui me ööd suure lõhetraali saame ja sellega traalima hakkame, siis alles näed tormi. Sest esiteks seal, kus lõhe traalitakse, kui seal tuul keerab, siis me lihtsalt ei jõua koju. Aga no kõige enam on vaja raha kokku saada. Sa saad vist päris märjaks või? See on sul veekiinel ju see jope. Siis on pohvu, siis ma võin hagu anda. Minul on need, mis... See on näis. Tuul on kõvar. Võtab suure laeva kõikuma. Saare taha saame, siis on juba okei. Siis on juba okei, ütleme nii. Hea oli, et me ära tulime selle... Hea oli, et me kauema peale ei jäänud, muidu oleks pees olnud, me oleks kätte saanudki võrkusid. Nüüd saime ära juba, see saare nurk hakkab kinni hoidma seda lainet. Aga oleks natuke nii kauemaks jäänud, siis oleks juba perse olnud, ütleme nii. Siis me oleks ikka pidanud päris kõvasti jäntima siin, et saada peale ja saada tagasi. No nii, aitäh sulle vana jumalaati kala eest. Ei no me oleks saanud suure paadi ka võtta ju. Me oleks lihtsalt kalamajas suure paadi võtta, sellega tulnud. Me ei oleks pidanud sellega siin olema. Aga selge, jätkame oma seiklust kalamajas. Nüüd on juba hullem osa möödas.